Nagu sa näed, siis seekordne saade tuleb meil teistsugune. Laias maailmas tähistati just püha nimega Halloween ja omapoolse sportliku kummarduse sellele suursündmusele teeme ka meie. Nii et laseme vaimud välja, kui tonti näed, ära ehmata, vaid haara parem toolist tugevalt kinni, sest et sporditeemaline telemäng Poodium Halloweeni eri alustab nii nagu igas saates, nii ka täna meil on 2 võistkonda, 2 kaptenit ja 2 külalist. Meie tänase saate punane tiim koosneb muusikust nimega Maian ja kaptenist nimega Margus Kiiver. Tervist! Meie sinine tiim koosneb täna mehisest seltskonnast. Nimelt on meil külaliseks Le Mans 24 võidusõitja Martin Rump ja kapteniks Kasper Elissaar. Tere Maian, sa oled meil muusik ja sinu talent ei sea keegi kahtluse alla. Sinu edukad esinemised Eesti Laulul, lugematud hitid raadiotes ja plaadileping Universaliga. See räägib enda eest, eks ole? Jah. Aga küsin su käest hoopis sellist küsimust. Sport. Meil on ikkagi sporditeemaline saade. Kas sa vaatad sporti, teed sa sporti? Teen. Vaatan pühapäeviti. Mis sa pühapäeviti vaatad? Vormelit. Kes su lemmik vormelipiloot on? No siin on mitu. Mul on tiim ja mul on sõitja. Nii, räägi. Tiim on Ferrari. Meil on rasked ajad. Tunnen sulle kaasa. Peale Schumacher ja Maris rasked ajad. Väga keeruline on. Väga keeruline. Sõitja on mitme vahel, aga tuleb nentida, et väiksest saad ikkagi Hamilton võib juhtida seda ja mulle meeldib Alonso ka. Lihtsalt sest, et ta sõitis juba, kui teised sündisid. See on lihtsalt lahe. Selline. Ja siiamaani ikkagi tasemel 41 aastasena, eks ole? Nii et ühesõnaga temaga võin ka minna sõtta või midagi. Vastuoluline küsimus, kas sprindi etapp peaks jääma või kaduma? Minu arust see on tore, aga see Maxi asi jälle, et kui ta kõik võidab, siis kas on vaja? Tõsi, sõidame teisele kohale. Maian, soovin sulle edu tänases mängus ja sinu tänaseks kapteniks on, ma ei teagi, kuidas nüüd öelda, kas Margus Kiiver või Vigri. Millest selline kostüümivalik? No ikka tegelikult tingituna minu sellisest ametipositsioonist olümpiakomitees, et ei saa, peab ikkagi tegelikult seda olümpiavaibi üleval hoidma ja kui ikkagi korra on toimunud olümpiamängud ka Eestis, siis selle maskotina siia tulla väga on okei. Teisest küljest jälle on november, on meeste tervisekuu ja punts. November. Väga mõnus, hästi läbimõeldud kostüüm, olen väga rahul sinu sooritusega, aitäh sulle. Tänan. Punane tiim, soovin teile edu tänaseks mänguks, teravat meelt ja head äratundmist. Meie sinine tiim, külaliseks on täna Le Mans 24 võidusõitja Martin Rump, kes lõpetas just teise hooaega Le Mansi sarjas. Tere Martin! Tere! Teine hooaeg läbi, kas jäid tulemusega rahule? Ei jäänud, kindlasti jäänud. Klassika, muidugi ei jäänud. Aga ikka siit on hea edasi minna. Mille taha siis jäi? No meil ei tulnud finišisse see auto, et sinna taha jäigi. Selle taha jäi, rajale jäi. 20,5 tundi Le Mansi oli väga hea, aga siis viimased 3,5 tundi ei õnnestunud. Ja sinna see läks? Sinna see läks. Aga tulevikuplaanid, uus hooaeg sai sul just läbi, uus hooaeg tegelikult juba koputab uksele, oled sa plaane seadnud või praegu alles puhkad? Ma just eile tulin testidelt, et selles mõttes asjad liiguvad edasi ja vaikselt üritan hea siukse komplekti järgmiseks aastaks kokku panna, aga praegu veel liiga vara rääkida. Kätt kuhugi alla veel pole pannud? Ei, praegu on niimoodi, et kõik asjad on lahti ja loodan parimat. Ma arvan, et igal juhul midagi ägedat teeme järgmine aasta ära. Ma usun sinusse ja kindlasti midagi ägedat tuleb ja sinu sotsiaalmeediast loomulikult saab teada, kui mingid asjad kindlaks on saanud. Just. Aga mõnus, soovin sulle edu tänases mängus ja loomulikult Kasper Elissaar, mees, kes suutis eelmises mängus koguda vägevat 2 punkti. Kuidas on moraal? Moraal on kõrge, nagu näha. Medal on kaela antud, ikkagi maadlussportlane siin täna. Tuleb seda maadlusrahvast esindada, et teame, et Hiiumaa kuulsam sportlane ka ju ikkagi maadleja Eiki Nabi, nii et siin siis selline suur kummardus kõikidele maadlejatele. Väga mõnus, näed väga hea välja, naisfännid on kindlasti väga rahul selle üle. Aga poisid sinises tiimis, imeline maadleja, soovin teile edu, jõudu ja jaksu. Nüüd, kus me oleme saate koosseisusega tutvunud, on täpselt õige aeg alustada esimese mänguga, milleks on loomulikult Kes ma olen. Nagu kord ja kohus esimeses mänguvoorus me anname võistlejatele 3 minutit ja 10 pilti. Pära peab arvama, kes on pildil. Arvad ära, loomulikult punktid lauda. Arvad valesti, ei juhtu midagi. Oluline on see, et aeg on tõepoolest 3 minutit. Kui vastust ei tea, liigume edasi, aga pärast tagasi tulla ei saa. Võistlejad, kas kõik on selge?
Pluss kapteni teil peabki olema, te mängite seda juba mitmendat korda, aga kuna me oleme ikkagi traditsioonilised, hästi kasvatatud meesterahvad siin stuudios ja meil on siin üks naisterahvas, siis loomulikult me anname esimesena mänguõiguse punasele tiimile. Vigri ja kuidas sinu karakteri nimi on? Friida Kahla. Friida. Me ei ole kättemaksukontori Friida, vaid on keegi teine Mehhiko kirjanik. Nii palju ma olen aru saanud, aga punane tiim, võtame ette teile esimese pildi ja alustame kohe mänguga. Alustame tugevalt ja küsime, kes on see härrasmees pildil. Mõõnaperioodi läbi elanud jalgpallur, kes nüüd on taas tõusuteel. Manchester United väravad. Väga tore. Jah, väga tore. Tore on kuulda. Võrkpallur või? Ma näen natuke kehvasti. Võtke ruuduline on see vaatamine sul. Aga ma arvan, et Maian, mida me siin või Friida, et mida me siin nagu nuputame, ega me seda meesterahvast välja ei nuputa, nii et paneme edasi. Onana, what's your name? Andrei Onana on siis selle jalgpalluri nimi, teate küll, nüüd tuli loomulikult meelde. Aga kes on see jalgpallur? Seda äkki ikkagi teate? Seda ma ikka tean vist. Või ma ei julge öelda tegelikult. Aga ikka julge. Ronaldo? Õige vastus. Okei, väga hea. Väga hea, hästi tuleb. Selle juurde. Sina keera punkte mul uimedega ei saa hästi. Küsime, kes on see härrasmees? George Russell. Oi, tuli ilus. Sinu pühapa hommikutest on kasu olnud tõepoolest, et George Russell on see härrasmees. Ei olnud Russell Hamilton või? Ei olnud Russell Hamilton. Ma mõtlesin, et Aga üks punkti. aga kes on see härrasmees? No siin üldiselt ei... Andsin juba suure vihja ka. Ja, et siin ei tohiks olla nagu väga palju variante. Võrkpallur, vaata, võrk paistab taga. Ja võrkpallur taaskord. Ma vaatan, või on see Star Warsist keegi? Ei saa täpselt. Henri Sildaru. Henri Sildaru. Ei, just, ma arvasin sama. Sa võid teinekord öelda ka, et ma võin nagu esimese korra nagu trahvina mitte kirja panna. Aga kes on see härrasmees? Pane punkte ka male. Las ise vaatavad. See on... Äsja isaks saanud härrasmees. Ja, see on meil tugev mees. Tugev mees, tõstab asju, tugevam kui Kasper. Kindlalt. Jah, palju. Ta tegi just siin mingi ma tean küll, ma näkin uudist. Mart Seim, proovi, on äkki Mart Seim? Õige, Mart Seim, ja tõstame tempot, teil aeg jookseb kiiresti käest ära. Kes on see härrasmees? See on Djokovic. Djokovic on tõepoolest õige vastus, legend. Võtame ette selle, kes on see härrasmees? Nii. Pühapäeviti vormelit vaatad, kas rallid ka vaatad? Ma olen käinud isegi. Saarlane, kuna meil on kiires Robert Virves. Ja, tegemist on tõepoolest Robert Virvesega. Teil on veel mõned pildid arvata, kes on see härrasmees? Nii, palun, sinu soola. Tšeko või? Aga ütle täisnimi ka. Perez. Sergio Perez, tõepoolest Tšeko Perez. Õige vastus. Ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Taas kord rallimees. Töötu ja vaene diilidest ilma. Ja, Tommi Mäkinen. Tommi Mäkinen, tõepoolest. Ja nüüd tuleb teile ette üks nimi, kus tähed on sassi aetud ja tahan teada, kes see nimi on. Kes see inimene siin alla võiks? Oh, jumal. Mis on tema nimi? 30 sekundit on teil jäänud. Paul Aron. Paul Aron. Maian, kas oled nõus? Jah, ma olen nõus. Vaatame, kas on laud praval. Tuleb Paul Aron tõepoolest hea. Nii, uim. Paul. Viska uime. Väga hästi. Palju teil nüüd punkte tuli? 9 tükki. Ainuke, keda te ei teadnud, see oli tõesti Andrei Onana. Aga nüüd te teate tema nime elu lõpuni. Ei usu. Lootus tuleb viimasena. Poisid, sinine tiim, Kasper ja Martin vastasvõistkonnad teenis 9 punkti. Noh, teid päästab ainult ideaalne, perfektne mäng. Seda paar korda on õnnestunud. Vaatame, kes tuleb sinise võistkonna esimeseks pildiks ja tahame teada, kes see on. Alustame võrkpalliga. Alustame võrkpalliga. Sulle peaks olema lihtne. Mees on olnud minu vasakul käel, kus praegu on. Ongi nii, jah? Imeline, härra imeline. Tema ongi imeline. Jah, tema on imeline mängumees küll. Rene Teppan on tõepoolest õige vastus. Kui Rene Teppan meeldib, siis kodumaal hakkab ta taas mängima, saad teda vaadata. No Rumpovic, kes see on? Carlos Sainz Jr. Sa oleks teadnud, jah? Tõepoolest, Carlos Sainz Jr. on härrasmees. Ma just mõtlen. See on Maiani teine lemmiksõite. Mina võtaksin ka enda peale, sellepärast, et ta on Real Madridi fänn, ikkagi suur jalgpallisõber, nii et Fernando Alonso. Fernando Alonso, tõepoolest, see härrasmees on legend, Maian üks lemmikuid. Aga kes on see härrasmees? Pead järgmisega võtma. Ja jalgpallur, Eesti koondislane mängib hetkel Itaalias ja on seal ka päris kenasti väravaid löönud Georgi Dunjov. Dunjov on õige vastus, kiirelt küsinud, ta mängib 3. liigas. Kas see on nagu mingi prügikala või on tõsiselt võetav asi? Ei, no selles mõttes vaadates, kui kuulus treener tal on, et siis päris prügi nagu ikka ei ole. Kes see treener on? Zeman, hästi palju klubisid Itaalias tööstnud alt üles, et väga legendaarne tema on selline jalgpalli austaja. Väga hästi, aitäh sulle selle kokkuvõttest. No kes see ründav jalgpallur olla võiks? Prantslane. Maailmameisteri. Rump on käinud küll Prantsusmaal. Ja. Aga hea palga peal. Ta on isegi natukene nagu maailma parandaja. Mbappe on tema.
Kylian Mbappé tõepoolest on see õige vastus, punkt jälle kirja. Kes on see naisterahvas? Just äsja hiljuti imelise tulemuse teinud. Ajalugu, uisutaja tõepoolest, mitte kiiruisutaja ega ka mitte lühiraja uisutaja. Jaa, uisutajatega on 2 varianti, et kas on Nublu õde või on Niina Petrõkina ja praegu on Niina Petrõkina. Tõepoolest, Niina Petrõkina on õige vastus. Hästi läheb poisid teile, kes on see härrasmees, legend? Malemees. Mina pakuks, et kas ma ei tea, kas sa... No paku. Võin pakkuda. Muidugi ei tohi, siin saates ei tohi. Ma tahan Keres öelda, aga ma ei tea. Aga äkki on Veres? Jaa, Paul Keres. Muidugi, Paul Keres on õige vastus, absoluutselt. Väga hästi, võtame ette järgmise pildi ja tahame teada, kes on see. Ma jõuan nii kiiresti punkte keegi ära. Kes on see härrasmees, kes on oma maailmameistri autodes? Kas sina tead või? Ogier, tõepoolest, jaa, tõeline rallilegend tema on. Ja tuleb teile eelviimane pilt ja tahame teada, kes see on pilt pandud Kasperi rõõmuks, tunned ära? Jaa, Vinicius Junior. Vinicius Junior, tõepoolest, tema on suur ründe tuleviku talent ja tuleviku täht Real Madridi mängumees. Ja nüüd sama lugu teile, nimi sassi aetud, tahame teada, kellega tegemist. Nirmat Mahim. Martin Himma. Väga hea, ma teadsin ka. Väga hea, võid vihikusse punkti kirjutada endale. Tõepoolest, Martin Himmaga tegemist oli ja poisid sinises tegidki ideaalse kes ma olen mänguvooru, kogusid 10 punkti ja läksid mängu juhtima. Selle teadmisega meie läheme käima ära kiirel reklaami pausil. Mängus oleme viimase nädala olulisematest spordisündmustest valinud välja need mahlasemad. Midagi keerulist ei ole, tahame teada uudise konteksti. Aga väga hariv just neile, kes pealkirjadest eemale ei loe. Nii et tunnikontroll uudiste alal. Punane tiim olete jäänud häbiväärsesse kaotusseisu ja sellest päästab ainult see, kui hakkate koguma nüüd kõvasti punkte. Kas ma võin kõigepealt lubada mõned remargid siin esimese vooru osas ka, et kõigepealt mul on nagu väga hea meel, et mul on siin paremal käel külaline, kes ikka nagu vormel ühte jagab, ma arvan, et mingite kohtade paremini võib-olla isegi kui mina, mis puudutab sõitjate eraelu. Ja teisest küljest tegelikult, kui ma vaatan siin vastastiimi, siis sa küsisid Martini käest, et mis ta nagu järgmise aasta plaanid on. Et sa vaata kostüümi ja vaata, mis värvi kostüümiga oli seal ikkagi meil Carlos Sainz Junior. Et mina arvan, et Martin sõidab järgmine aasta Ferrariga. Väga hästi. Ja siis Maia saab ju kohe teda fännama hakata. Väga lahe. Väga lahe, nii et... Maian võib teda juba tänase mängu järel fännama hakata, kui on nii ilus sooritus tehtud. Siin poodiumi saates me mängimegi inimsaatustega ja viime üksikud hingi kokku. Margus on kõvasti remarke nagu. Aga ootame järgmiseid. Esimene uudis punasele tiimile, Maianile ja Margusele tuleb siit. Laskesuusatamise valitsejanna Julia Shimon võeti vahi alla. Miks? Julia korraldas krediitkaardipettuse. Julia müüs mustal turul retseptiravimeid. Juliat kahtlustatakse kupeldamises või Julia jäi purjus peaga autoroolis vahele. Mis pättusega see Prantsusmaa laskesuusatajanna nüüd küll hakkama sai, et ta vahistati. Praeguseks hetkeks on ta loomulikult juba vabastatud, aga trellide taga korra ära käis. Prantslastele meeldib juua asjana. Kõigile meeldib juua, eriti pimedal ajal. Retseptiravimid, neid on ka mingi puudujääk neist üldiselt, mingi tarneraskused. Sportlasena saad need kätte ka igasuguseid, eks ole. Kupeldamine, see on vähe moodsam. Maailma vanimat ametit. Väga moodne. Jah, on taas tõusuteel. Ei, mina ei oska, kui sa tead, siis veel on... Ei, no kus ma tean? Mida teeks Julia? Mõtlen, mida teeks Julia Simon? Ma mõtlen, mida teeks mina? Ma oleks laskesuusataja. Aga mida sa teeksid? Paneme midagi lukku ära. Kui sa oleksid laskesuusatamise valitsejanna, mida sa teeksid? Mis pettus sa teeks? Ma teeks krediitkaardi tegelikult. Teeks seda? No jääme selle juurde. Jääme Kreda juurde. Mina petaksin Kreda. See on lahe pealkiri jälle. Korrake üles muidugi. Õige vastus, jaa. Korraldas krediitkaardi pettuse ja lugulaul järgmine. Nimelt siis Julia Shimon pani tuuri oma ühe koondise kaaslase ja taustatiimi liikme pangakaardi ja shoppas paari tonni eest internetis endale mõnusaid, ilusaid asju. Nüüd peab mandma vastutust, väga ei taha, aga küll ta sellega hakkama saab. Punkt kirjas, 10 punkti lauas, sinine tiim. Tuleb teile uudis ja kõlab see niimoodi. Hiinlastega käed löönud Kimi Räikkönen võttis vastu uue väljakutse. Millise? Välja otsida
järgmised Hiina vormelitalendid, Hiina rahvustelevisioonis motosporti kommenteerida või elektriautode tootmises nõustada või siis hakkab uute rahustite reklaamnäoks. No rahustit Räikkönenil vaja ei ole. Reklaamnäo ei tea. Ma olen nagu pikaaegne Kimi fänn, aga ma pean ütlema, et nagu mul täiesti, ma ei kujuta ette, mis reaalselt siin nagu tegelikult päriselt on. No mis businessi ta hiinlastega ajada võiks? Ma arvan, Martin, et see uudis tuli välja siis, kui sa roolis olid. Ma olin vist parasjagu roolis, kui see uudis välja tuli, aga tahaks mingeid asju välistada. Sul on alati väga hea kapten, kelle peale sa võid toetada. Oi, sellepärast mul ongi siin hea meel olla. Tuge võlg. Ja, see oli selline täitsa huvitav isegi ennast natukene paelus, et mis siis Räikkönen seal, mis asju ta seal Hiinas ajab. Päevalt, et ta kommenteerib, ta nagu väga ei räägi. Ei, ta ei räägi, jah. Ta ei räägi ka Hiina. Reklaame ta antud, mis see rahustile, ta ei tee reklaame, ta teeks mingit rahulikule joogile ta võiks reklaami teha. Aga reaalsus on see, et ta nõustab siis elektriautode tootmist, et seal uus elektriauto saada väga kiireks ja särstakaks, nii et see on õige vastus. See on tõepoolest õige vastus. Kimi tõesti hiinlastega siis Seekir on selle ettevõtte nimi, kellega ta tööd hakkab tegema ja on peanõustaja ja peaspetsialist, nii et pauk tuli luuavarest, mina seda Kimilt oodanud ei oleks, aga kui rahapakiga vastu pead visatakse, küll siis tulevad ka oskused. Punkt kirjas, punane tiim, liigume edasi teie juurde ja kõlab järgmine uudis teile nii. Panustamisskandaali sattunud Itaalia kallimale jalgpallurile määrati karm karistus. Mis on see karistus? Ta ei tohi 12 kuud jalaga väravat lüüa, 4 kuud üldkasulikku tööd haiglas, eluaegne kasiinokeeld ja koduklubiga lepingu lõpetamine või 10 kuud jalgpalliväljakutel tegutsemise keeldu. Ma lihtsalt loodan, et see on B. Aga ma ei ütle, ma ei pane seda lukku, vaid ma arvan, et äkki on uudiseid. Läheb ühiskondlikku kasulikku tööd tegema kusagil haiglasse. See on tore asi. See oleks ilus. See oleks ilus, aga mille sa tea, samal ajal eluaegne kasiinokeeld ja koduklubiga lepingu lõpetamine. Kõlab loogiliselt. Tundub reaalselt. Et kui me nagu võtame panustamine ja või siis tegelikult äkki... No tippjalgpalluritele on keelatud panustada. Kus iganes kontekstis, nad ei tohi seda teha. See on nagu väga suur nagu probleem ja Itaalias seda ikkagi nagu juhtub. Et 10 kuud jalgpalliväljakutel tegutsemise keeldu. See võib ka nagu olla, et sa oled nagu panustanud. Absoluutselt võib. Kõik võivad olla. Ei, no loomulikult kõik võivad olla. 12 kuud ei jalaga varavat või jalaga, et millega ta siis, jah. Ainult peaga lööb varavat. Kallis jalgpallur, sõnast mõttes kallis jalgpallur, sa võid järgnevad 12 kuud aasta aegu, et peaga ainult varavat jalaga ei loe. Ta saaks kindlasti väga heaks selles. Nii, aga mis me... Ma arvan, et sa võid öelda. Sest mina tahaks, et see oleks haigla. Sina tahaks, et see oleks haigla või? Aga ma arvan, et see ei ole. See C tundub nagu psühholoogilisem nüüd peale seda Lauri juttu. Aga äkki tee? No äkki tee, teeme tee. Kumma lähete? D. 10 kuud jalgpalliväljakutel tegutsemise keeldu, Kasper? Õige vastus. Tõepoolest õige vastus. Nii juhtus Tonali siis tõesti sõpradega natukene patustas selle reegli vastu ja kukkus netis panustama enda ja sõprade mängude peale ja jäi vahele ja nüüd siis tulemus käes. Newcastle kaotas oma tipuründaja. Kule lugu, aga mis sa neid ikka ära teed? Poolkaitse siiski. Poolkaitse, vabandust, jah. Ma arvasin, et kallis, et siis on ikkagi ründaja. Aga võtame teile ette ninatark järgmise uudise ja vaatame, kuidas sa sellest läbi murrad. Kontaveit triumfeeris unikaalsel turniiril, kus on võistelnud ka teised legendid. Milles seisnes antud turniiri ainulaadses? Seal saavad osaleda ainult jalgpallurite naised. Seal saavad osaleda ainult blondid tennisistid. Seal saavad osaleda ainult karjääri lõpetanud sportlased või seal saavad osaleda ainult A-tähega algavate nimedega tennisistid. Päris hea. Päris hea. Mul on selline tunne, et kõik need uudised on täpselt siis välja, kui ma parasjagu autos olin. Ja, sul 3,5 tundi sõidad ka tavaliselt, eks see oli pikk aeg. Välistaks esimesed 2 ära kohe. Arvestas, et sa tulid just reisu pealt ka vaata, et siis ega seal lennukiski olles kuskil sa ju internetis ei surfa. Mingit telefonist soliteerist muud pole teha. Aga mis turniir see on ja mis selle ainulaadseks tegi? Kuidas sul mõte liigub? No tahaks pakkuda C-d. Sest et lihtsalt see B on nagu eriti absurd, A on veel rohkem absurd ja siis see D on ka nagu A-tähega, et ka nagu A, nii et ka absurd äkki. Tahaks öelda, et C lihtsalt. See turniir toimus äkki mäluvärgi kuskil, ma ei tea, Luksemburgis või kuskil sellises kandis ja mulle jäi silma see, et seal osales ka mingisugune endine olümpiavõitja ja või mingisugused väga kõlavad nimed, nii et mulle tundus, et seal on pigem jah, nagu sellised endised, et
mina läheks ka C peale. Paneme C siis. Paneme C lukku ja tõepoolest tegemist on õige vastusega ehk siis pensionil olevate sportlaste tenniseturniiriga tegemist oli Luksemburgis ja Kontaveit selle kotti pani, nii et peale karjääri ka väike tiitel endale. Hästi poisid ja tüdrukud ja Vigri, tüdruk ja Vigri, loom tuleb teile järgmine ülesanne siit. Naiskonna pilt tõi kriitikat, sest naised olid liiga kaetud, naised olid liiga paljad, seal olid ainult valgenahalised või seal olid ainult sünnipärased naised. See tuli nagu kiiresti. Jaa, see on see. Sa lugesid uudist? Jah. Oi, siis me nagu selles mõttes... Ei, nagu see peab olema see, sest ma inglise keeles lugesin uudist, aga vahet ei ole. Ma usaldan sind. See tuli nii konkreetselt. Lausa õputab oma keeleoskust. Ja, lingvistikaga meil sellest uudist. Ikkagi Mehhiko kirjanik. Valdab keeli. Aga tõepoolest see probleem oli selles, et tegemist tõesti oli pildiga, kus olid peal ainult heledanahalised naisterahvad. Tegemist Inglismaa Arsenali klubiga ja no mis sa teed, kui tumedanahalised tüdrukud ei jõua teed jalgpallitrenni ja seal käivad ainult heledanahalised tüdrukud, siis maskotiks ju kedagi sinna panna ei saa. Aga tõepoolest punkt kirjas, keerake lehte ja tuleb viimane uudis poisid teile siit ja kõlab see niimoodi. Rootsi suusaäs mõistis terrorismi hukka, aga solvas soomlasi. Mis ta ütles? Soomlased ei oska saunu ehitada. Soomlaste õlu on jama. Rukka on üks sita auk või Soome ei ole kunagi turvaline. No nii. Tegemist on Frida Karlssoniga. Mis kõik nagu ju klapi video. Mida te ei öelnud? Mida te ei öelnud, jah? No, kolme ta nendest ei öelnud, võib-olla mõtles, aga ühed ütles kõva häälega välja. Jah, mis ta seda esimest ikka ütleb? Ta käis Soomes laagris jube kehvad saunad. Kõik puusid läbi ja... Õlu oleks muidugi nagu siuke hea sutsak. Ma ei tea, nagu... Konkreetne Rootsi. Niimoodi. C või? Tegelikult võib C ka öelda. Solvas soomlasi, ma ütlen, et Ruga on ikka selline koht, kus tavaliselt need suusahooajad kipuvad nagu algust saama, nii et kui ikka nagu solvas, mis Soomes ei ole turvaline. No võib-olla nagu mitte nendes sõnades, aga okei, ma olen nõus. See Ruga on hurru auk ja tõepoolest tegemist on õige vastusega. Nimelt kontekst oli siis see, et Frida Karlsson mõistis tõepoolest terrorismi hukka, aga ütles, et tema ohtu ei tunne, kuna nemad siis käivad sellistes väikestes kohtades nagu Ruka ja Livigno ja sinna nagu väga terroristid ei tule, nii et tal on päris turvaline, aga tõesti sõnakasutus oli selline, mis ajas soomlastel harja punaseks. Palus vabandust, nüüd kõik soomlased õnnelikud. Mänguseisul 12-13, väga põnev, väga pingeline. Me liigume järgmisse mänguvooru. Kaptenid, kõhige hääled puhtaks. Nüüd on teie kord särada. Lisaks sellele, et meie kaptenid on täna kenasti kostumeeritud, on nad ka väga targad ja lausa nii targad, et me oleme usaldanud lausa ühe saatevooru neile. Algab mänguvoor, kapten küsib, kaptenid Helissaar ja Kiiver on mõlemad ette valmistanud ühe küsimuse, mida tahavad üle laua küsida. Margus Vigri Kiiver, sina alustad esimesena küsimist. Ja ma olen jälle remark ka, lihtsalt, et vahepeal helistas raadiokuulaja ja ütles, et sa loll hüljes, et sul ei ole uimed, sul on loivad. Väga hea, aitäh sulle, kallis raadiokuulaja, kes sa meid laivis kuulad ja saad meile infot anda. Aga sinine tiim, maadleja ja imeline mitmele punktile teie panustate Marguse küsimuse kõlades. 1 on miinimum, 5 on maksimum. Võites loomulikult punktid endale, panustamise puhul kaotades valesti vastates, punktid lähevad maha. See on üldiselt meil selline traditsioon, et ma lasen siin külalisel otsustada, mis ta oma eluga peale tahab hakata. Et eelmisel nädalal sinna meie mäng lõppes, aga on ka palju neid saateid olnud, kuhu ta ei ole lõppenud. Mul on üks küsimus ainult, et kas küsimus, mis sealt tuleb, on ette planeeritud või kas see nagu kuidagi muutub ajas? See küsimus, mis sealt see on saadetud ikkagi kolmapäeva lõunal. Martin, meil on kogu aeg üks ja sama küsimus. Mõnikord Kasper vastab õigesti, mõnikord vastab valesti. Küsimuse vastuse variandid segamine. No mina tahaks panna nagu, minna siuke mõnusad keskteed, paneks 3 punkti nagu mängu. Läheme 3-le. Väga aus kukutud, aga kui vastate ühekohaliseks ei kuku, nii et ainult tõuseme. Ainult tõusete. Nii et Margus, lase küsimusel kõlada. 80. aasta olümpiamängud ja purjeregatt toimus Tallinnas, mille maskott oli mina. Vigri! Sinu ema oli aga toonasel suursündmusel tööl. Kellena? Meditsiiniõena, külaliste vastuvõtjana, kokana või kohtunikuna? Ja me räägime siis antud juhul kas Vigri emast või Margus Kiiveri emast. Ja nüüd ma kehastun jälle tagasi oma bipolaarsuses Margus Kiiveriks, nii et minu ema. Sinu ema? Jah. Nii, millega su ema muidu töötab? Räägime siis natuke asjast.
mis sorti perekonnast ka pärit oled ja? Jah, et... Väiksena tegi kardisporti, seda me teame, eks ole. Nii, aga purjeregatt, nii Pirital. Sellepärast sa käidki seal Pirita teeres jooksmas aeg-ajalt või? Kodust kaugel? Ma käin sellepärast seal jooksmas, et see on kodust kaugel. Siiamaani tipustopini kogu aeg ainult jookseb. Aga... Nii, ma ei tea, kas me siit mingi... Läks see bingo loteriidel ole see küsimus? Nii, välista. No mulle meeldiks välistada see, lihtsalt sest, et nagu tunne on siuke. Ja ongi. Nii, ja pea praegu käis. Ta teeb, vaata, ise teeb nüüd süüa nii palju. See on tõsi ja talle meeldib kokata. Aga ma arvan, et kokkabki lapsed süüa ei saanud. Lapsed süüa ei saanud, nüüd kokkab. Välistame. Külaliste vastuvõtja tunduks siuke nagu väga loogiline töö. Neid on hästi palju tegelikult vaja, on ju, olümpiale eriti. 80-ndad, kes siis mõtles selle peale? Mingi partei... Külalised ise tulid. Liigume edasi. Nii. No meditsiiniõde, ma ei tea, millega tema tegeleb. Mina oleks kohtuniku peale läinud, sest ta on ju purjevend ka. Ja nagu sport läbi ja lõhki on ju, perest tuleb. Paneme kohtuniku, paneme lukku. Tee ja kohtunik. Margus, mis tööd su ema purjeregatil tegi? Meditsiiniõena töötas. Tegelikult ka või? Jaa. Koristage. Näe, mina. Jaa. Koristage endale ekraani peale 10 punkti. Ühesõnaga, su ema on siis nagu elukutseliselt töötab meditsiinivaldkonnas või ainult nagu regatil? Täna on elukutseline pensionär. Aga töötas küll, jah. Ei olnud päris nii, et muidu oled raamatupidaja, et nüüd tule siia meditsiiniõeks. No tervitused siis Margus emale. Tervitused Margus emale. Valmiste sina ennast ette mitmele punktile teie mängite. Üks miinimum, 5 maksimum. No lähme sama loogikaga. Frida. Läheme 3 peale. Kasper, palun tulista. Ma kusjuures mõtlesin, et kas ma teen Maianile nagu spetsiaalse küsimuse, et küsin Viljandi jalgpalliklubi nime, aga küsima. Nii et mitu kuldmedalit on Eesti maadlejad olümpiamängudelt võitnud? Kuldmedalit siis kas A 3, B 6, C 9 või D 14. Nii et täna siuke maadlussaade meil. Endale pronksmedal kaelas, aga hea küll. Pronks, vanast ei antud paremat. Medal, mis me siin hakkame? Vanast ei antud paremat. Lipsu paanavärv oli lihtsalt teine seljärgi, et arvad, kas on kuld või pronks. See on kõige ilusam medal, mis üldse saada. See kunagi saanud oled. Palusalu 2. Väga ilus medal. Kostüümi laenutusest. Kuldmedaleid küsime siis, mitte lihtsalt medaleid, kuldmedaleid. Palusalu 36, 2. Siis oli Kotkas 52 Helsingis. Teie kulpeedega. Teie küsimus on selgelt pikri. Pagan, aga see Noiland. Kes oli Noiland? Esimene Eesti olümpiavõitja. Õige. Mina lihtsalt ütlen 6 haistu pealt, aga ma ei väresta lukku, vaid ma lasen mõelda Vigril. Kas Vigr usaldab naiselikku vaistu või oma mälu? Maardajad. Mälu peale. Kuldmedalit. Sa ütlesid 6 või? 6 on sinu sisetunne? Tõmbab kuidagi. No kuldmedalid, no ei saa. Jaa. No mis te panete? Paneme B ja 6 või? No paneme B ja 6. Paneme B ja 6 lukku. No Kasper. Teile tuleb siia nüüd kohe. Aga kokku on siis jah, maadlejad 14 medalit võitnud. Lootsin sellega teid natukene segadusse ajada, aga tõesti. Õnneks ma ei tea maadlusest kõigi palju. Väga raske on segadusse ajada, kui inimene asjast midagi ei tea. Aga mänguseisul 15-10. Opa, punased tegid spurdi. Lähme käime ära reklaamipausile, et sinised saaksid ennast nüüd natukene koguda. Lisaks meie tarkadele ja ilusatele kaptenitele anname oma sõna siin saates ka varem saates käinud külalistele, et nad saaksid küsida 2 huvitavat, põnevat ja intrigeerivat küsimust. Tänane külaline, kes küsib, on loomulikult kickboksi raskekaallane Eesti esinumber Uku Jürjental. Uku, kui sa oled valmis, palun küsi esimene küsimus, mis läheb sinisele tiimile. Tere, mina olen Uku Jürjendal, professionaalne kickboksija. Ja kuna mulle väga meeldib oma vastaseid knockouteerida, siis on mul teile selline küsimus, et mitu võitu minu profikontol on tulnud läbi knockouti? Kas 10, 12, 14 või 16? No ta on pidanud kusagil 20 matširingi ka.
see oli meile, on ju? Jaa, see oli teile. Nagu tahaks öelda lihtsalt, et siukse vibe'iga ütleks, et kõik, mingi ükskõik, mis see kõige kõrgem number on, et ta nagu jätaks selle kõige kõrgema numbri nagu, et see lihtsalt nagu seda tüüpi kuidagi küsimus nagu, aga mul puhtalt tunnetuse pealt. Et kui sina küsiksid, mitu sõiduvõitu sul on, siis sa ikkagi paneksid nagu viimase numbri viimaseks, et ei paneks rohkem. Ei no jaa, et siis muidu tekib siuke tunne, et ei teengi nii palju või? Vaata, aga nagu siin on see, et vaata, et nagu ikkagi ma tegin. Mulle meeldib su loogika. Et nagu, et siis kõik need teised numbrid on väiksemad. Ta tegi 16. Aga palju ta tegi siis? Palju ta tänaseks teinud on? Jaa, ma olen Ukule kaasa elanud küll ja enne kui ta vastuse variandid pakkus, siis mul käis peas see 16 läbi. Ma korraks hakkasin mõtlema, et äkki 16 olid võidud, aga ma arvan, et tal äkki ikkagi võita oli mingi... Kui sa oleks kuulanud mind, sa tead... 20 ja 20 võitlus on. Ja et siis 16 on see õige vastus, jah. Nii et selles mõttes said Uku vaibile pihta. Uku on... Et 4 matši ainult otsusele. Vaatame, Uku, mis see õige vastus siis on? Õige vastus on variant D ja 16. Ehk siis oma 20 profivõidust olen ma 16 võitnud knockoudiga. Pole paha! Päris kõva protsent. Väga kõva protsent. Korralik lammutamise masin. Ja punased, tuleb teine küsimus teile ja kuulame Uku ära ja siis saame arutada. 16. Teiseks küsimuseks on see üks tähtis saavutus, mis mul minu karjääris on Tai-boksi maailmameistrivõistluste võit. Ja mis aastal ma selle sooritasin? Kas 2014, 2016, 2018 või 2020? Mis aastal tuli Uku Tai-boksis maailmameistriks? Ma tean, Kasper, sina seda vastust ilmselt tead, on ju? Arvaks, et tean, jah. Sa oled Uku eluga väga hästi kursis, aga... Ei ole Uku eluga väga hästi. Aga tõepoolest on tulnud Tai-boksis maailmameistriks ja see ei ole üldse lihtne saavutus. See on ikka väga-väga kõva sõna. Aga kui te ei tea, te võite täitsa vabalt lasta meil vastata, et meil punktid vastu ei ole midagi. Tõepoolest, te võtate praegu kõik hea meelega vastu. Aga vaatame, kui nad valesti pakuvad, siis ma annan sulle äkki võimaluse. Ei, ära anna. Ei viitsi selle muhelemisega. Aga nii, kuule Friida, mõtleme nüüd, et miks ma tahaks tegelikult tee välistada on see, et see oli siuke kõva COVID-i aasta. Ja siis tegelikult ju kogu maailm seisis iseenesest. Võtame selle ära siis. Et noh, see võib saada meile muidugi saatuslikuks. Eks me näe. Aga ta... Ma tahaks öelda 2016. See on väga lihtne põhjus. Nii. See oli siis, kui mu see laulja muusikukarjäär algas. Ja ma lihtsalt tunnen, et see oleks sümboolne. Sellega on väga vähe pistmist Uku. Uku saavutustega muidugi. Aga äkki Ukul oli ka hea aasta. Mul on siuke tunne, et natuke oleme siin Ukule määratud, nii et... Nulli teed. Ei ole lähtud. Aga pakume midagigi. Ma pakuks 2018. Pakume. 2018, jah. Kasper, kas tahad parandada? Jaa, nad olid igal juhul valel teel. 2014 on õige vastus. Vai. Uku, kas oli? Anna teada. Ja õige vastus on variant A ja maailmameistriks ma sain 2014 aastal. Super! Hämmastavad teadmised. Varastasid punkti. Aitäh sulle, Uku. Ja sellega me saame selle vooru kokku pakkida ja saite siit voorust 2 punkti. Uskumatu. Üks oli teil jagata, aga panite 2 tükki, nii et 15-12 on meil mänguseis ja ootab meid ees järgmine mäng. Nädala eelvaatemäng viib meid eelseisva nädala parimate spordisündmuste juurde. Mängijatel on laua peale tekkinud punased nupud, mida vajutades annavad nad mulle märku, et tahavad vastata. Oluline on teada ka seda, et kui nupp on alla vajutatud, siis minu info katkeb. Unustame ära viisakuse, toome mängu kiiruse ja nutikuse. Võistlejad, olete valmis? Muidugi olete, ega teil siin valikut ei ole, olete siin juba soojaks mängitud küll. Aga võtan ette esimese nädala eelvaatemängu ettevalmistava teksti ja küsimuse. 4. novembril toimub Saksamaal Bundesligas Der Klassiker, kus omavahel kohtuvad Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia. Müncheni Bayerni mängumees Kingsley Coman on üks imemees. Mille poolest ta eriline on? Tema tippkiirus on 41 kilomeetrit tunnis. Tema jalanumber on 53. Ta on igal aastal võitnud kohaliku liiga või ta ei korda oma soenguid kunagi. Kasper? See on huvitav küsimus. Ma ei tea, millise nurga alt seda võtad. Vastus. Me jätame vastust, jah. Jätame vastust, jah. Ma lähen väikse riski peale ja pakun ikkagi C hoopiski.
see ei olnud üldse väike risk, sellepärast, et see on õige vastus. Tõepoolest, kõik 12 hooaega, mis Koman on profina mänginud, on ta ka kohaliku liiga võitnud, seda siis Saksamaal, Prantsusmaal ja ka Itaalias. Punkt kirjas, tuleb järgmine ettevalmistav tekst siit. 5. novembril toimub Brasiilias San Paulos järjekordne UFC võitlusõhtu, kus omavahel lähevad vastamisi peamatšis Chelson Almeida ja Derek Lewis. Karjääri alguspäevil oli Derek Lewis õpetajaks üks boksilegend. Kes? Kas Mike Tyson, Lennox Lewis, Muhammad Ali või George Foreman? Yes. Ei, räägi. Lennox Lewis. Lennox Lewis. Jah. Mis sa arvad? Parandaksime selle tegelikult Mike Tysoni peale. Ei parandanud sa midagi, õige vastus tegelikult on George Foreman, nii et mööda see läks. Tõepoolest legend, kahekordne raskekaalu maailmameister ja tõepoolest Derek Lewis ta siis treenis. Tuleb järgmine küsimus. 5. novembril toimub ka legendaarne Brasiilia GP. 91. aastal võitis San Paulo GP kohalik kangelane Ayrton Senna. Pärast sõitu ei suutnud Senna püsti seista. Miks? Vesi sai sõidu ajal otsa, roolivõim lakkas töötamast, lagunev käigukast jättis talle alles ainult ühe käigu või joogivesi läks viinaga segamini. Roolivõim lakkas töötamast. Noh, pane, B. Roolivõim lakkas töötamast. Tahad parandada? Ma pakun, et see oli tal äkki, kuskilt mäletan, see üks käik jäi alles. Üks käik on tõepoolest õige vastus. Käigukast lagunes ja jättis tal alles ainult 5. käigu, millega ta siis sõitis ja siit pildilt on näha, kuidas mees tõesti on väga kurnatud ja ei suutnud isegi karikat tõsta. Aga kuidas see nagu seoses sellega? Väga raske oli sõita. Ma ei kujuta ette, ma ei ole 80ndate või 90ndate alguse vormeliga sõitnud, ei tea täpselt öelda, aga väga väsinud oli, käigukast sellest süüdi oli. Aga 5. novembril tõepoolest toimub USA's New Yorgis järjekordne New Yorgi maraton, mis finišeerub Manhattanil Central Parkis. Kes oli see superkangelane, kes tegutses Manhattanil ja Central Parkis? Kas Spider-Man, uskumatu Hulk, Superman või Batman? Kasper? Tegutses, sa ju tead. Äkki see ämpa või? Ämpa või? Okei, mingi lähe moodne. Sul oli ju mingi Gotham City oli Batmanil ja Superman. Vastus tahan. Ütle siis. On ämpa või? Ma ei tea. Kui te Hulk või ämpa? Nii, pane. Kumb siis? 3, 2, ämblik mees. Tõepoolest, see on õige vastus, ämblik mees. Seal kandis ringi tegutses. Ja nüüd tuleb meile viimane nädala eelvaate küsimus ja kõlab niimoodi. 3. novembril lähevad Eesti-Läti korvpalli ühisliigas vastamisi Tartu Ülikool ja Valmiera klass Via. Mitu tundi kestev autosõit lahutab Tartut ja Valmierat? Kas 1,5 tundi, 2 tundi, 3 tundi? Tartu Valmiera. Mina teeks äkki 2 tunniga ära. Teed 2 tunniga ära? Jah. 2 tunniga tõepoolest seda teed läbitakse 2 tundi, on ka õige vastus, keerake punkti. Google Mapsis on tund 49, siis järelikult on tund 30. No vaata, teine on tund 57, et oleneb kumba teed sa lähed, aga kusagil 2 tunniga teeb ära. Martin teeb tunniga. Need on undercutid, need on sellised küsimused. Meil on siin nagu võidusõitja ja siin tehti külma. Tehti täiega külma. Kuulge, hümardame ka, hümardame me lihtsalt jääme Google Mapsist 10 mintsa maha veel ka. Mänguseis on 14 ja 17, sellega nädala eelvaate mäng läbi, aga te teate juba seda, püsivaatajad, et see ei tähenda mitte midagi, sest järgmine voor võib kõik muuta. Oleme jõudnud poodiumi saate viimase mänguvooru juurde, milleks on loomulikult e-sport. See on voor, kus kõik võib minna pea peale, sellepärast et kaptenid on otsustanud, et nemad panustavad 5 punktile. Väga lihtne, võitja saab punktid endale, kaotaja peab punktid tabloolt ära korjama. Täna mängime UFC 4, Keskaalu Adesanya versus Pereira tuleb taas ja hakkame matšiga pihta. No nii, Martin. Maian mängib Israel Adesanjana, ta on valgetes pükstes meetrahvas ja Martin Tump mängib Alex Pereiraga ja tema on mustades pükstes sportlane. Hakkame vaatama, tegemist on knockout moodiga, võidab see, kes vastase 2 korda põrandale lööb. Oi, ilusad poognad. No. Martin nagu ära sisse saa idee. Ja, Martin, vastu võid lüüa, see on mäng. Siin võib naisi lüüa, päris elus mitte. Ilus keha. Totsid hästi, aga nüüd oleks lööki ka vaja. Lööki ka. Martin, mine ründasse, sa ei saa muidu nokki ei löö, kui pihta ei saa. Mina räägin ise endale. Minu ajal oli sama asi Vanalinna tänavatel. Mul on päris... Sa pead nagu lööki pihta. Ilusti pähe. Aga tundub, et Pereira jalg on juba lõukikkidest läbi.
jätka, ma ei tea, kuidas haigikki teha. kohe on käes, Martin, kohe on käes. Martin sai kätte ühe knockdowni. Said haigikki? Hoia vasakut triggerit all. Sellega vist. Ja sealt hoia all ja siis sellega saad lüüa. Mis muret, sa tead, see asi on high kick. Ja mul on ka... Mul on pulss nii üleval praegu, nagu eks ise seal koha peal. Ja round 2. Ja läks Maian. Davai. Kas siin nagu... Ära seisa Ära ees. lihtsalt sisse saa nagu. Ja ära seisa lihtsalt ees, see ei ole nagu kunagi võitlusspordis nagu hea mõte, lihtsalt seista ühe koha peal. Maian, ma tohutult annaks sulle nõu, kui ma oskaks. Kuule, ma ei saa üldse aru, mis toimub praegu. Reaalselt nagu. Võitlus toimub. Ja. Osa! Oi! Siuksed! Mina viska ääd! Meil on 5 punkti vaja. Lõpeta ära, noh. Mine peale, Maian, ega seal ei ole midagi, mine peale, ära seisa niisama. See vend õigust nopki, opa! Martin, löö palun. Võta nüüd ilusad kiired jääbid. Väga põjaneb, oi, väga viimase nupi peal. Ja üks pauk veel, jaa, kõeskeda! Tuli ära. Nii nappe. Väga napp, istu maha. Ma saan aru, sul on kiire. Väga nappuid, tõepoolest. Anna andeks. Palju meil oli üldse enda? Ma ei tea, palju teil oli, aga te selle saate võitsite. 14 oli. 14 oli, jah. Jumal hoidku, vahet pole, mis see skoor jäi, aga sinine tiim tänase saate võitis. Aitäh sulle, Martin, aitäh sulle, Maian. Oli vägev saade, oli vägev sõit, ilusat Halloweeni järelläinetust selle kõigile ja kohtume juba järgmises saates. Tšau!